tere hommikut sulle. Jalutan jälle metsas igapäevasel rajal ja kasutan seda võimalust sinuga natuke mõtete jagamiseks. Mina olen Kairi ja minu kodulehelt siis kairikuusma.ee, lõpus on üks A, saad sa siis minu kohta rohkem informatsiooni minu tegemiste ja koolitustega, online koolitustega, mida sa saad siis igapäevaselt kasutada täpselt sellel ajal, sellel momendil, kui sulle sobib ja iseendas mingeid teemasid läbi töötada. Ja loomulikult võtame vastu ka eraviisiliselt, nii et sa oled oodatud, kui sa oled mingisuguse teemaga veidi sellisesse kahvlisse jooksnud, nii et ma nõustan nii psühholoogiliste teemadega kui ka ettevõtte teemadega, sest ma olen läbinud ärikonstellatsiooni ja olnud ka väga mitmetes ettevõtetes tööl palgatöölisena ja ka eraettevõtjana ja ma tean väga selliseid erinevaid kohti, mis on hea jälgida ja korrigeerida. Nii, ja tänane mul siis teema, mida ma tahan sinuga jagada, on mullis elamine. Ja teine selle vaste on siis, ja nimetan seda meelelahutus, aga mitte meelelahutus, vaid meelelahutus. Mida see siis tähendab? See tähendab siis seda, et me valime selleks, et meie süsteem saaks toime tulla erinevatel viisidel ja need viisid on valitud selleks, kuidas me oleme lapsepõlves pidanud toime tulema teatud situatsioonides, käitumismustrites, selleks, et maailm mind vastu võtaks, selleks, et minu vanemad mind vastu võtaks, ühiskond mind vastu võtaks, õed, vennad, vanemad, vanaisad, et ma oleks vastu võetud ja ma õpin ära teatud käitumisreeglid, et ma oleks vastu võetud. Täna ma räägin väga pinnapealselt, muidugi väga lühidalt. Reaktsioonimustrite koolitusel räägin pikemalt nendest arenguteemadest, et see mullis elamine, mida see siis tähendab? Me lõikame ennast ära nagu välismaailmast, sulgume enda sisse ja hakkame iseenda sisemise häälega endaga suhtlema. Ja meil võib seal päris huvitav olla, sellepärast et inimese meel, mõte on väga lennukas ja me võime väga kaugele oma mõttega jõuda ja samas me võime ennast väga sügavale auku kaevata. Sellepärast, et võib-olla ma olen harjunud sellega, et lapsepõlves mind kuidagi negatiivselt, võib-olla öeldi midagi halvasti, võib-olla lihtsalt käituti halvasti ja nüüd ma teen seda ise. Nii et hakka jälgima, mida sa räägid oma sisemise häälega iseendale ja kuidas sa ennast sellest maailmast ära eraldad. Ja kui sa eraldad ennast sellest maailmast ära, see tähendab seda, et sa ei ole endaga ka ühenduses. Sa oled oma sisemaailmaks kinni, selles mullis kinni ja ei ole võib-olla isegi valmis üldse. Miks me jääme sinna koju? Miks me jääme mõnikord mingitest ettevõtmistest kõrvale? Sellepärast, et me oleme sulgunud sellesse sisemisse mulli. Nii et hakka seda uurima. Mis on sinu sisemised laused, mida sa endale ütled? Mis on see kõne, mida sa endale räägid? Ja teine pool siis on see meelelahutus. See on selline tore sõna. Ja mida ma siis näen, kuidas inimesed oma meelt lahutavad? Ja me kõik näeme seda. Näiteks ma lähen metsa jooksma, ma ei pane mitte kunagi mina ei pane kunagi kõrvaklappe, selleks, et kuulata seda metsa, kuulata. Küll on praegu lennuk, aga iseenesest linnud laulavad ja lihtsalt nii mõnus helin, vidin ümber ringi, et seda kuulata, aga pannakse kõrvaklapid, minnakse jooksma, jõusaalis kõik täpselt sama.
ma eraldan ennast sellest sisemaailmast, sest ma ei taha kuulata oma sisemist häält, mis see mulle hakkab ütlema. Sellepärast, et seal need laused ei pruugi üldse toredad olla, mida ma endale räägin. Ja siis ma eraldan ennast ära. Ma panen endale pähe kõrvaklapid ja ülimugav on eraldada ennast sellest maailmast ära. Mitte seda ma ei ütle, et muusikat ei võiks kuulata, ikka võib. Väga positiivne ma kuulan ka. Aga vahepeal iga inimene võiks võtta iseendaga pausi, loodusega pausi, kui ei ole võimalik loodusega pausi, siis mis iganes pausi ja olla endaga natukene aega. Ja kuidas me siis veel seda meelt lahutame? Igasugused välised konfliktid on meie põhiline meelelahutus. Konflikt näiteks lastega või vanematega või abikaasaga või mehega või naisega. Konflikt töö juures. Me läheme sinna välismaailma midagi klattima või otsime kogu aeg sealt välismaailmast. Sealt peab nüüd midagi tulema sellist, mis mind nüüd ära rahuldab siin, mis minu vajadused ära rahuldab, mis mul on puudu. Mida iganes siis otsin siit sõpradelt, kõige rohkem muidugi elukaaslaselt ja tegelen hoopis selle välismaailmaga. Otsin, tema tuleb ja tema aitab. Ma ei räägi siin teraapiast, see on hoopis teine. Sinna on alati hea pöörduda sellepärast, et sealt tuleb see peegeldus ja see koht, et sulle antakse mõista ja näidatakse sulle neid kohti võib-olla, kus sa oled kinni jäänud. See on hoopis teine teema. Ja kus siis veel meelt lahutatakse? Näiteks igasugustes kommentaariumites. Siis võetakse sõna väga teravalt ja elatakse ennast välja. Ja selle ma nii palju kuulnud, kuidas inimesed ikka väga viitsivad ennast välja elada mingisugustes naabrus- ja maja teemadel, siis nendel kommentaariumites ja kus iganes veel. Tohutu energia pannakse sinna. Täielik energiakadu. Kui need inimesed teeks midagi sellist, mis ühiskonda toetaks, siis me oleks kindlasti hoopis paremas kohas. Nii et hakka ennast jälgima. Vaata, kus sa oled, mis sa teed. Kas sa sulgud oma sisemaailma või siis lähed hoopis väljapoole ja hakkad sealt otsima. Nii et 2 varianti tavaliselt on. Ja hakka siis tooma ennast rohkem iseendasse. Proovi vaadata, kas sa suudad olla vaikuses. Alusta mingist väga lühikesest ajast. Ja see ei tähenda seda, et ma ei mõtle üldse, see ei ole võimalik. See kohalolu praktikad. Ma olen mitu korda mõelnud, et ma tahan teha niisuguse pikema kohalolu praktika ka. Ei ole praegu seda veel teinud, mul on siin kavas mingid muud asjad ennem. Ja kui sa tahad nüüd kiiresti enda sees midagi lahendada, siis on see võimalik praegu kasutada online koolitustel koodi juuli ja sa saad 50%-ga kõik minu online koolitused, mis mul seal on antud aja hetkel. Nad on niigi väga soodsa hinnaga, aga siis sa saad veel soodsamalt. Nii et ühesõnaga, kõik on meie enda kätes ja kõik me saame ise ennast siin kujundada, parandada ja mina soovin sulle südamest jõudu ja edu kõiges selles ja iseenda ka rohkem kohal olekut.